on üks asi, millest ühed inimesed ei saa aru, see on kahed erinevad ruumid. Ühtede ruumide otstarve on, et raha eest seal pakutakse majutust. See on määratud kuskil registreeritud majutusruumideks raha eest. Igaüks, kes saab seda ruumi, kasutatakse selleks, et et kes läheb sinna majutatakse, siis maksab raha selle eest ja võib seal ööbida ja elada senikaua, kui ta maksab seda raha, ja selle nimi on külaliste korter. Ja teised ruumid on eraldi sellest, kus on siis korter, mis ei ole majutusasutus, kus ei tohi küsida raha siis nende ruumide eest, ja nende ruumi ei tohi välja, ma ei tea, majutusteenust ei tohi pakkuda seal et see oleks vale, ja samas need siis, mis on registreeritud külaliskorter, majutuspakkumine, sealt siis omakorda ei tohi lihtsalt niisama elada ilma maksmata. Ja leidub isikuid siis, kes soovivad just seal külaliskorteris elada ja ilma maksmata, et see on justkui nende kodu on ja et mis siis teha, et see ei saa, selline olukord ei saa olla lihtsalt võimalik, et see ruum ei ole registreeritud eluruumina selles suhtes, et ta on registreeritud majutuspakkumisena ruumi otstarve on määratud kuskil seaduses ja sa ei saa seda klient või see külalise korteri külastaja ei saa seda ruumi otstarvet muuta. Kui ta tahab seda teha, siis ta peab pöörduma Maaülikooli juhatuse poole ja küsima, et Maaülikool, kas te müüte selle kinnisvara, kas see kinnisvara on müügiks või midagi siukest. Aga siis ta saab ise osta selle endale ja siis muuta selle ruumi otstarbe. Aga kui sa oled külaline külastaja külaliskorteris see ei ole võimalik seda muuta endale tasuta eluruumiks, et jah, sa võid seal viibida aga sul ei ole võimalik seda selles suhtes oma tasuta koduks saada, selles suhtes, et see ei ole lihtsalt võimalik.